Oi, tere! Polegi siin ammu näinud, tere tulemast Lõuna-Eestisse. Rõõm sind näha. Rõõm sind näha ka. Sa oled Lõuna-Eesti turismiklastri arendustegevust käev valdkonna juht ja täna koos meiega sellel toredal reisil kaasas. Miks just Lõuna-Eestis puhata? Mina ütleks, miks mitte, et vaata, kui imeline loodus meil on kuplid, meil on imelised matkarajad, võrratud erinevad kultuuriruumid ja maitsvad hõrgutised ja ma arvan, et see kõik ootab külalisi. Ja meie ühist reisi alustame siit Saadjärve kaldalt. Täpselt nii, et aga lähme sisse ja vaatame, mis meil põnevad ees ootab. Jääajakeskus, jah? Ja. Lähme vaatame. Kadri, miks just selline nimi Jääajakeskus? Me asume ju Vooremaal. Ja Vooremaa on ka lähiriikides üks efektsemaid paiku, kus on näha, kuidas viimane jää ära läks. Ja kuivõrd me jääkeskuses räägimegi siis elust küll alates pärast suurt pauku, aga enamasti sellest, et milline oli ta pärast viimast jääaega. Seetõttu see nimi ongi, et tutvustada, rääkida elust viimase 10–14 000 aasta jooksul. Mida ägedat te siin korda saadate ja teete? No, me tegelikult räägimegi oma erinevatel näitustel, oma erinevatel korrustel sellest, et kuidas see elu on kujunenud siin planeedil Maa. Kuni selleni välja, et tegelikult me täna ei vaata ainult taha, ehk et mitu miljarditki aastat tahapoole, et meil on võimalik vaadata ka ette, milliseks kujuneb elu Eestis, milliseks kujuneb elu Maal, siis kui inimese jalajälg aina kasvab ja kasvab ja kasvab. Ehk et see on üks osa meie tegevustest läbi näituste, läbi erinevate haridusprogrammide nii noortele kui ka täiskasvanutele ja loomulikult meie staar on Saadjärv. Siin järve peal on nii suvel kui talvel on purjekad meie oma jääajakeskuse parv, siin liigub ringi ja me oleme uhked selle järve üle, sellepärast et ka see järv on Eesti kontekstis ääretult eriline. Ta on ainukene järv, mis asub 10 suurema ja sügavama seas. Siin on ainsana Eestis järvepallid, ehk et järvepallid looduskaitsealune liik, mis on ka mujal maailmas kadunud. Eestis oli kunagi 5 järves järvepalli, nüüd oleme ainult meie need, kes võivad uhkustada. Meil on, vaadake, aga hoidke seda järvepalli. See järv on ka Eestis üks enim teadlaste poolt läbi uuritud järvi. Palju põnevaid tegevusi ja kaunist Saadjärv ning järvepallid, mida vaatama tulla. Kindlasti. Anselika, jääajakeskus on meil nüüd nähtud, kuhu siit edasi? Nüüd me sõidame sinuga edasi Eesti Rahva Muuseumisse, kus on Eesti maalaste lood südamega hoitud ja talletatud ja kõike seda me lähme nüüd vaatama. Läksime. Kertu, ERM on Eesti kõige suurem muuseum. Kui suur see siis ikkagi on? No väga suur. Niimoodi, et siia mahub mitte ainult muuseumi näitused, vaid siia mahub ka väga palju muid tegevusi, et ta on ikkagi Lõuna-Eesti üks suuremaid kultuurikeskuseid. No räägime täpsemalt, et mis need põnevad tegevused siin on? Näitused on eelkõige eriti põnevad praegu, sellepärast, et ikkagi Tartu kultuuripealinna aastat tähistame ja ERM-is me tähistame erakordsete näitustega selles mõttes, et ei ole tavalised näitused. Näiteks on meil avatud ööteemaline näitus, kellele kuulub öö ja see on sellistest teemadest, mis võib-olla muuseumiga tihti ei pruugi isegi seostuda. Me räägime sellest, mida inimesed öösel teevad. Räägime ööklubide kultuurist, räägime sellest, kes liiguvad öises linnas, mis põhjusel nad seal liiguvad ja kuidas see on läbi ajaloo olnud ja keskendume siin ka sellel näitusel enamasti Tartule, aga ka kõigele sellele, mis on Eestis öösiti tehtud, nii et see on kindlasti miski, mis pakub noortele huvi. Teine põnev näitus, mis meil hetkel on avatud, on sürrealismi näitus ja see on kunstinäitus. Mis teeb ERM-i suureks ongi see, et meil ei ole ainult etnograafia näitused, vaid meil on ka suured kunstigaleriid ja see on Tartu Kunstimuuseumi ja Praha kunstigaleriiga tehtud näitus, kus tegelikult on väljas nii Euroopa parimad sürrealismi pärlid, mis enamasti tulevadki Tšehhist ja Prahast, kui ka Eesti kunstnikud, kelle töid võib tõlgendada sürrealismina, nii et see on meil praegu ka üks väga-väga populaarne näitus. Need on näitused, aga milliseid teenuseid ERM veel pakub? Istume praegu ERM-i sillaalal, kus meil väga tihti on suured kontserdid, et siia mahub kontsert kuni 800 osalejaga kindlasti ja
kontserdid, sündmused, konverentsid ongi see, mida me ka teeme. Võib-olla inimesed ei tea, et ERM-il on lausa oma teatrisaal 200 inimesele, et erinevad teatrid ja nii erateatrid kui riigiteatrid seda aktiivselt kasutavad, nii et õhtuti on meil ka teater. Lõuna-Eesti suurim konverentsi ja seminaride keskus oleme samamoodi, neid on palju. Ja siis on meil suur hästi tore restoran, kes jalutab ERM-i ümber, näeb seda toredat traadiparki. Ka siin on meil tegevused, siin on meil skulptuuripark lausa Tartu Kunstimuuseumiga koostöös, nii et ei ole võimalik, et kui sa tuled ERM-i ükskõik millisel päeval, et sa siis midagi põnevat siit ei leia toast või õuest. Ja selles uues majas, mis 2016 valmis sai, juba paar aastat tagasi ka miljones külastaja käis, et nüüd me oleme sellest numbrist juba ilusti üle, nii et inimesed on ilusti üles leidnud, nii et siin toimub. Anžeelika, see oli tõesti üks vägev tuur siin suures ERM-is, aga näita suund kätte, kuhu edasi? Suund lähme nüüd otse allapoole ja ma viin siin maagilisse imelisse Mooste viinakööki, kus on ajaloohõngulised hotellitoad ja imeliselt maitsev restoran, mis kõik valmib kohalikust toorainest. Nii et lähme. Lähme. Kristiina, kus kohast tuleb üldse see nimi Viinavabrik? No viinavabrik on ikka nimena selle algupärase põhjuse pärast, miks see maja üldse loodi. Ehk siis tegemist on Mooste mõisakompleksi väärtuslika viinavabrikuga. Et sellel aastal on sünnipäev 115 aastat ja tehti siin omal ajal kartulipiiritust. Sealt ka viinavabriku nimi. Milliseid puhkamisvõimalusi te siin pakute? Ise armastame öelda, et meie hotellis või üldse meie juures on moljutamise meistriklass. Ehk siis kõik võimalikud tegevused või tegevusetused, mis tekitavad hea tunde. Ehk siis lihtsalt oled. See on väga oluline tegevus, olemine. Meil on kohe järv, kus on võimalik ujuda. Loomulikult kõrgeklassiline restoran, head joogid, puhkus, majutus, sellised luksuslikud hotellitoad. Meil on ka spa. Meil saab võtta paadi ja minna järve peale. Supilauad, jalgrattad. Et selline looduses olemine. Või siis isegi kui meie juurde tullakse lihtsalt majutuma ja hotelli viibima, siis siin ümbruskonnas toimub nii palju. Teie juures saab ka üritusi korraldada, et kui palju inimesi te olete valmis vastu võtma? Meie restoranisaal, kus siis peamiselt õhtusöögid, pulmad, sellised suuremad pidulikud üritused toimuvad, mahutab kuni 100 inimest. 2 maja peale siis majutame 60 inimest. Ja kasutame siis suuremate ürituste puhul siin lähedal asuvaid siis majutuskohti. Aga õueala meil on väga suur. Meil on olnud siin ka 300 inimesega üritusi. Nii et kõik võimalikud sündmused, mis nõuavad sellist väärikat atmosfääri ja imelist loodust, sobivad meile väga hästi. Meie maja restoran on Eesti mõistes väga hästi hinnatud või kõrgelt hinnatud, tunnustatud nii White Guide'i kui ka Falstaffi poolt ja pakume ka väljaspoole maja cateringi. Loomulikult toitlustame kõiki oma majas sündmusi ise ja siiani on kõik olnud väga õnnelikud ja tänulikud. Ning meie majja tulles tuleb kindlasti ette broneerida. Et ühelt poolt me oleme päris nõutud, eriti suvel on meil väga keeruline leida ühtegi vaba nädalavahetust juba eelmisest aastast alates. Aga me ikkagi eelistame seda, et me oskame inimesi oodata. See tähendab, et me võtame ka neid eriliselt vastu ja palume ikkagi ette broneerida. Võtke meiega ühendust läbi kodulehe viinavabrik.ee. Oleme olemas ka bookingus, aga eelistame otse kontakti. Võib ka helistada. Nii mõnus koht ja idüll. No siia võikski jääda. Ma olen sinuga täiesti nõus, et siia tõesti võikski jääda, aga me nüüd liigume edasi Setomaale ja ma kutsun sind Värskasse ja nimelt Värska kuurortravikeskusesse. Seal ees palju põnevat ja huvitavat ja lähme naudime ilusat loodust ka edasi. Lähme, tundub väga põnev. Tiia, kui kaua on Värskas raviteenuseid pakutud ja miks just siin? Ütleme niimoodi, et 1971 aasta, et kuulutati Värska ja selle ümbrus kuurortpiirkonnaks. Peale seda 1976 hakati ehitama sedasama maja siin ja esimesed kliendid võtsime vastu majja 1980. Miks just siin?
no kui seda ümbrust siin vaadata, siis see koht räägib kõik iseenda eest, et meil on mineraalvesi, meil on ainulaadne ravimuda, meil pannakse inimesed vanni üleni, ei tehta lihtsalt mähiseid, et see on juba selline hästi hea ja omapärane loodus, keskkond, väga ilus, hea, puhas järvelaht, no mida hing veel ihkab. No siin on tõesti imekaunis loodus. Mida siit sanatooriumist väljaspool pakute inimestele? Need, kes tulevad puhkama, lisaks protseduuridele on meil vaba aeg, et erinevad jalutuskäigud, kepikõnnimatkad, jalgrattamatkad, talvel lähme metsa laternamatkadele, teeme lõket, joome glögi, mõnus kuuvalgus, siinsamas on laululava, et väliüritused, tantsuõhtu, kultuuriõhtud, et iga reedesed tantsuõhtud on elama muusikaga, kultuuriprogramm on kõik Setomaalt, siis on, siia jääb discgolfirada, saab discgolfi mängida. Iganädalaselt käime ka ekskursioonidel, et meie piirkonnas on päris palju muuseume, et meie eesmärk on tutvustada kohalikku külaelu, näidata kodumuuseume, siis sõidab meil laev, et õhtused laevareisid viivad Lämmijärvele, saab nautida ilusaid päikeseloojanguid, aga lisaks on meil matkarajad siin, Pikalombi matkarada, eelmise aasta lõpus sai avatud Põhjalaagri matkarada, siis on ümber Õrsava järve. Nii et tegelikult tegevusi on hästi palju ja me kõiki neid pakume, nii et ootame aga rahvast siia puhkama. Anžeelika, me oleme jõudnud nüüd uude kohta, kuhu kohta sa mu tõid? Kõigepealt ma küsin sinu käest, kuidas sa seda sõitu siia nautisid, kas on imeline kuppelmaastik? See on väga imeline ja väga ekstreemne. Ma arvan, et paljude jaoks väga ekstreemne. Nii ta on ja ma tõin sind Võrumaale läbi ilusa kuppelmaastiku ja imeliste S-tähekujuliste teede. Me oleme jõudnud nüüd Haanja kõrgustikule ja oleme jõudnud Rokosi mõisa, kus kohe-kohe oleme sisenemas ja sa näed väga imelist kastelltüüpi mõisa kompleksi ja kus on väga palju salapärast ja huvitavat, nii et lähme avastama. Sinine daam ootab meid. Absoluutselt. Lähme vaatame. Sirje, teil pidavat elama siin ka sinine daam. Kuidas nii? Jaa, tõepoolest, nii on. Arvatavasti selle mõisa kohal olla enne mõisa siia rajamist kas siis linnus või nunnaklooster. Ja nunnakloostri ajastust ongi jäänud see legend meiega siin kaasa elama. Ja mõned meie külalised on ikka tunnetanud selle sinise daami kohalolu küll. Nii et ei saa salata, ka mina. Mida põnevat peale sinise daami toimetamist siin veel toimub? Kindlasti, kui nüüd tulla meie juurde, siis ei saa mainimata jätta meie kaunist loodust, mis meie mõisa ümber on. Ja need ägedad teed, mida mööda üleüldse meie juurde jõuabki. Meie mõisas tegelikult on 3 biosaali, et saab korraldada eriilmelisi sündmuseid. Siis me pakume ka majutust, meil on 45 majutuskohta. Lisaks sellele on meil muuseumitoad, meil on veinikelder, kus me siis hoiustame Uuesaaluse veinitalu veine, neid saab mekkida, saab kaasa osta. Lisaks meie mõisat ümbritseb ilus järv, järvevõlusid saab nautida, paadiga sõita. Korraldame siis siin aarete mängu. See on selline põnev punktist punkti viiv orienteerumismäng ja seeläbi saab ka tutvuda Rokosi mõisa ajalooga, nii et 2 ühes. Ja see on põnev nii lastele kui täiskasvanutele. Kuidas sellest kõigest osa saab saada, et kas piisab sellest, kui lihtsalt tulen kohale? Tõepoolest, meil on siin mõisas ikka iga päev inimesed olemas, aga no mine tea, parem on ikkagi kas kirjatuiga või siis telefoniga teada anda, et me tuleme. Aga muidugi 1. juunist on meil mõis avatud igapäevaselt, välja arvatud esmaspäev ja siis tervitavad teid juba siin Rokosi mõisas noorgiidid, nii et kella 10-st kella 6-ni 1. juunist kuni augustikuu lõpuni olete kõik oodatud. Mõis on ju osalenud aastaid külastusmängus Unustatud mõisad
nii ka sellel aastal. Ja loomulikult meie osaleme ka siin ülevallalises kodukohvikute päevas, ehk siis näha ole, mida meie äge mõisakokk välja pakub, et me pakume ka head toitlustust siin. Aga aitäh sulle Aitäh! ja kohtumiseni! Aitäh teile tulemast ja kohtume Ja kõike head, nägemiseni! Nii kihvt ja äge koht. Absoluutselt. Aga uus põnev paik ootab meid. Ja nüüd liigume Eesti Maanteemuuseumisse Põlvamaale, kus me avastame Maanteemuuseumi, mis on, ütleks niimoodi, et kultuurimekka, kus on ajalugu kohtub seiklusega. Rita, kuidas tekkis üldse idee rajada Eesti Maanteemuuseum? Idee pärineb Aadu Lassilt, kes on teedeinsener ja võib öelda, et teedevaldkonna, teede ehitusvaldkonna korüfee ja tema pühendumusest oma elukutsele on tõenäoliselt saanud legend. Ja tema kogutud materjal ja tema enda tööd on ka meie muuseumi selline kogude tuumik. Aga ma arvan, et see ei ole võib-olla väga meelevaldne öelda, et selline saatuse käik andis kaardid kätte Varbuse postijaamale. Ja täna võin julgen öelda, et see 24 aastat on Maanteemuuseumi üle Eesti tuntuks ja armastatuks külastuspaigaks teinud. Mida põnevat siin siis teha ja näha saab? Tõenäoliselt me juba jalutasime läbi meie vabaõhunäituselt Teeaeg, mis on sisuliselt selline 200 meetriga 2000 aastat, selline kiirsõit ja ma arvan, et päris elamuslik. Ja ma kõigile soovitan masinahallis olevat näitust Masinate valitsemine. Seal on 105 tonni rasket teede ehitustehnikat ja kindlasti pakub põnevust selline sõiduautode pool, et seal on siis kogutud kokku sõiduautod, mis on meie teedel olnud kõige levinumad. Ja lastelemmik on liikluslinn. Selle võib-olla võlu on just see, et laps saab ise liikluses minna ja istuda autorooli, mitte istuda tagaistmel, panna oskused proovile. Ja kindlasti on seal emotsioone ja võib-olla kõige valusam emotsioon on see hetk, kui ema ütleb, et on aeg hakata minema. Nii et soovitan kõigil peredel meie liikluslinnaga tutvuda. Ja Masinahallis on meil liikluskasvatuskeskus, kus toimuvad meil peaasjalikult haridusprogrammid, aga see on sellisele suuremale lapsele väga selline põnev paik, sest seal saab ise autoroolis istuda ja katsetada, aga seal räägitakse palju liiklusohutusest. Aga mina võib-olla olen ise kõige uhkem praegu äsja avatud Peedist pesumasina näituse üle. See on selline suurem projekt, kus siis on kaasa löönud 3 muuseumi. Meie siis oleme teemaga leidlikkus teel. Näituse keskseks selliseks sõnumiks ongi siis, et kuidas liikuda teel ja need liiklusvahendid tõukerattast tandemrattani või siis ise tehtud autost Haagis suvilani. Vot sellised on mõned teemad, mis siis seda näitust võib-olla iseloomustavad või mida näitusel tutvustatakse. Ja meie selle aasta võib-olla tippsündmus on 27. juuli, mil on muuseumi sünnipäev ja see on siis sel aastal pühendatud karavanikultuurile, et ootame siia kõiki moodsaid ja ise tehtud karavane ja ootame kõiki külalisi. See on nagu nii äge, et siia tuleb kindlasti tagasi tulla. Kindlasti tuleme. Aga kuhu nüüd? Aga ole nüüd hea, vii mind Otepää külje alla ja avastame ühte imelist pärli nimega Kanterville loss. Olgu, lähme. Lähme! Ja läks. Kanter, sina oled siin mõisahärra. No räägi, mida põnevat siin toimub. Tõesti, Kanterville loss on juba üle 100 aasta pakkunud turismielamusi, et ka tolleaegsed mõisahärrad kutsusid ju oma naabermõisnikke külla ja peeti pidusid palle, et ka täna pakume siin väga kvaliteetset turismiteenust, on see siis erinevad majutustoad, sviidid, see, kus praegugi oleme, on meie üks uhkemaid sviite, mõisa proua sviit, mõisa härra sviit ja pakume lisaks majutusele veel spa-teenuseid, väike sihuke kompleks, kus on bassein ja soomesaun ja peale sauna pakume loomulikult kasutavad süüa restorani poole peal.
suve ajal on siin üks väga vahva mängumaa ka, et mida see endast kujutab? Jah, Kanterville lossi mängumaa on suvisel perioodil avatud ja seal leiab tegevust siis kogu pere. On siuksed suuremad atraktsioonid nagu karussellid, erinevad kettkarussell, kalakarussell, rongisõidud, siis on erinevad autode sõidud, on kartautod suurematele, väiksematele autodroom, pisematele veel väiksemad autod ja siuksed väiksed vahvad atraktsioonid, mis on siseruumides, aga kindlasti hitiks on ikkagi veepark. Et on erinevad liud, veetuubirada, saab liugulast otse järve. Et väga siuke lahe kogemus, mida tasub proovida. Mulle tundub, et see koht on maru äge paik, kus üritusi korraldada. Saab siin üritust teha? Jah, ega hotelli pool on avatud aastaringselt ja korraldamegi põhiliselt siis kas pulmapidusid, sünnipäevasid, juubelipidusid. Et on nii lossisaalis, kus peame siuksi alla 100 inimese pidusid, aga on ka tallisaal, kus kuni 200 inimest mahub laua taha. Pakume ikkagi päris palju teenuseid siin koha peal, et on olemas meil oma toitlustus, sellist Eesti-pärast rooga pakume ja aitame pulmalistel oma üritust planeerida, korraldada ja viime selle ilusti läbi. Tiia, kui kaua on Värskas raviteenuseid pakutud ja miks just siin? Ütleme niimoodi, et 1971 aasta, et kuulutati Värska ja selle ümbrus kuurortpiirkonnaks. Peale seda 1976 hakati ehitama sedasama maja siin ja esimesed kliendid võtsime vastu maia 1980. Miks just siin? No kui seda ümbrust siin vaadata, siis see koht räägib kõik iseenda eest, et meil on mineraalvesi, meil on ainulaadne ravimuda, meil pannakse inimesed vanni üleni, ei tehta lihtsalt mähiseid, et see on juba selline hästi hea ja omapärane loodus, keskkond, väga ilus, hea, puhas järvelaht, no mida hing veel ihkab. No siin on tõesti imekaunis loodus. Mida siit sanatooriumist väljaspool pakute inimestele? Need, kes tulevad puhkama, lisaks protseduuridele on meil vaba aeg, et erinevad jalutuskäigud, kepikõnnimatkad, jalgratamatkad, talvel lähme metsa laternamatkadele, teeme lõket, joome glögi, mõnus kuuvalgus. Siinsamas on laululava, et väliüritused, tantsuõhtud, kultuuriõhtud, et iga reedesed tantsuõhtud on elama muusikaga. Kultuuriprogramm on kõik Setomaalt, siis on siia jääb discgolfirada, saab discgolfi mängida. Iganädalaselt käime ka ekskursioonidel, et meie piirkonnas on päris palju muuseume, et meie eesmärk on tutvustada kohalikku külaelu, näidata kodumuuseume, siis sõidab meil laev, et õhtused laevareisid viivad Lämmijärvele, saab nautida ilusaid päikeseloojanguid, aga lisaks on meil matkarajad siin, Pikalombi matkarada. Eelmise aasta lõpus sai avatud Põhjalaagri matkarada, siis on ümber Õrsava järve. Nii et tegelikult tegevusi on hästi palju ja me kõiki neid pakume, nii et ootame aga rahvast siia puhkama. Anselika, me oleme jõudnud nüüd uude kohta. Kuhu kohta sa mu tõid? Kõigepealt ma küsin sinu käest, kuidas sa seda sõitu siia nautisid? Kas on imeline kuppelmaastik? See on väga imeline ja väga ekstreemne. Ma arvan, et paljude jaoks väga ekstreemne.
nii ta on ja ma tõin sind Võrumaale läbi ilusa kuppelmaastiku ja imeliste S-tähekujuliste teede. Me oleme jõudnud nüüd Haanja kõrgustikule ja oleme jõudnud Rogasi mõisa, kus kohe-kohe oleme sisenemas ja sa näed väga imelist kastelltüüpi mõisakompleksi ja kus on väga palju salapärast ja huvitavat, nii et lähme avastama. Sinine daam ootab meid. Absoluutselt. Lähme vaatame. Sirje, teil pidavat elama siin ka sinine daam. Kuidas nii? Jaa, tõepoolest, nii on. Arvatavasti selle mõisa kohal olla enne mõisa siia rajamist kas siis linnus või nunnaklooster. Ja nunnakloostri ajastust ongi jäänud see legend meiega siin kaasa elama. Ja mõned meie külalised on ikka tunnetanud selle sinise daami kohalolu küll. Nii et ei saa salata, ka mina. Mida põnevat peale sinise daami toimetamist siin veel toimub? Kindlasti, kui nüüd tulla meie juurde, siis ei saa mainimata jätta meie kaunist loodust, mis meie mõisa ümber on. Ja need ägedad teed, mida mööda üleüldse meie juurde jõuabki. Meie mõisas tegelikult on 3 biosaali, et saab korraldada eriilmelisi sündmuseid. Siis me pakume ka majutust, meil on 45 majutuskohta. Lisaks sellele on meil muuseumitoad, meil on veinikelder, kus me siis hoiustame Uuesaaluse veinitalu veine. Neid saab mekkida, saab kaasa osta. Lisaks meie mõisat ümbritseb ilus järv. Järvevõlusid saab nautida, paadiga sõita. Korraldame siis siin aarete mängu. See on selline põnev punktist punkti viiv orienteerumismäng ja seeläbi saab ka tutvuda Rogosi mõisa ajalooga, nii et 2 ühes. Ja see on põnev nii lastele kui täiskasvanutele. Kuidas sellest kõigest osa saab saada, et kas piisab sellest, kui lihtsalt tulen kohale? Tõepoolest, meil on siin mõisas ikka iga päev inimesed olemas, aga no mine tea, parem on ikkagi kas kirjatuiga või siis telefoniga teada anda, et me tuleme. Aga muidugi 1. juunist on meil mõis avatud igapäevaselt, välja arvatud esmaspäev ja siis tervitavad teid juba siin Rogosi mõisas noorgiidid, nii et kella 10-st kella 6-ni 1. juunist kuni augustikuu lõpuni olete kõik oodatud. Mõis on ju osalenud aastaid külastusmängus Unustatud mõisad, nii ka sellel aastal. Ja loomulikult meie osaleme ka siin ülevallalises kodukohvikute päevas, ehk siis näha ole, mida meie äge mõisakokk välja pakub, et me pakume ka head toitlustust siin. Aga aitäh sulle! Aitäh! Ja kohtumiseni! Aitäh teile tulemast ja kohtume peagi! Kõike head, nägemiseni! Nii kihvt ja äge koht. Absoluutselt. Aga uus põnev paik ootab meid. Ja nüüd liigume Eesti Maanteemuuseumisse Põlvamaale, kus me avastame Maanteemuuseumi, mis on, ütleks niimoodi, et kultuurimekka, kus on ajalugu kohtub seiklusega. Rita, kuidas tekkis üldse idee rajada Eesti Maanteemuuseum? Idee pärineb Aadu Lassilt, kes on teedeinsener ja võib öelda, et teedevaldkonna, teede ehitusvaldkonna korüfee ja tema pühendumusest oma elukutsele on tõenäoliselt saanud legend. Ja tema kogutud materjal ja tema enda tööd on ka meie muuseumi selline kogude tuumik. Aga ma arvan, et see ei ole võib-olla väga meelevaldne öelda, et selline saatuse käik andis kaardid kätte Varbuse postijaamale. Ja täna võin julgen öelda, et see 24 aastat on Maanteemuuseumi üle Eesti tuntuks ja armastatuks külastuspaigaks teinud. Mida põnevat siin siis teha ja näha saab? Tõenäoliselt me juba jalutasime läbi meie vabaõhunäituselt Teeaeg, mis on sisuliselt selline 200 meetriga 2000 aastat, selline kiirsõit ja ma arvan, et päris elamuslik. Ja ma kõigile soovitan masinahallis olevat näitust Masinate valitsemine. Seal on 105 tonni rasket teedeehitustehnikat ja kindlasti pakub põnevust selline
sõiduautode pool, et seal on siis kogutud kokku sõiduautod, mis on meie teedel olnud kõige levinumad. Ja laste lemmik on liikluslinn. Selle võib-olla võlu on just see, et laps saab ise liikluses minna ja istuda autorooli, mitte istuda tagaistmel, panna oskused proovile. Ja kindlasti on seal emotsioone ja võib-olla kõige valusam emotsioon on see hetk, kui ema ütleb, et on aeg hakata minema. Nii et soovitan kõigil peredel meie liikluslinnaga tutvuda. Ja Masinahallis on meil liikluskasvatuskeskus, kus toimuvad meil peaasjalikult haridusprogrammid, aga see on sellisele suuremale lapsele väga selline põnev paik, sest seal saab ise autoroolis istuda ja katsetada, aga seal räägitakse palju liiklusohutusest. Aga mina võib-olla olen ise kõige uhkem praegu äsja avatud Peedist pesumasina näituse üle. See on selline suurem projekt, kus siis on kaasa löönud 3 muuseumi. Meie siis oleme teemaga leidlikkus teel. Näituse keskseks selliseks sõnumiks ongi siis, et kuidas liikuda teel ja need liiklusvahendid tõukerattast tandemrattani või siis ise tehtud autost haagis suvilani. Vot sellised on mõned teemad, mis siis seda näitust võib-olla iseloomustavad või mida näitusel tutvustatakse. Ja meie selle aasta võib-olla tippsündmus on 27. juuli, mil on muuseumi sünnipäev ja see on siis sel aastal pühendatud karavanikultuurile, et ootame siia kõiki moodsaid ja ise tehtud karavane ja ootame kõiki külalisi. See on nagu nii äge, et siia tuleb kindlasti tagasi tulla. Kindlasti tuleme. Aga kuhu nüüd? Aga ole nüüd hea, vii mind Otepää külje alla ja avastame ühte imelist pärli nimega Kanterville loss. Olgu, lähme. Lähme! Ja läks. Kanter, sina oled siin mõisahärra. No räägi, mida põnevat siin toimub. Tõesti, Kanterville loss on juba üle 100 aasta pakkunud turismielamusi, et ka tolleaegsed mõisahärrad kutsusid ju oma naabermõisnikke külla ja peeti pidusid palle, et ka täna pakume siin väga kvaliteetset turismiteenust, on see siis erinevad majutustoad, sviidid, see, kus praegugi oleme, on meie üks uhkemaid sviite, mõisa proua sviit, mõisa härra sviit ja pakume lisaks majutusele veel spa-teenuseid, väike siuke kompleks, kus on bassein ja soomesaun ja peale sauna pakume loomulikult kasutavad süüa restorani poole peal. Suve ajal on siin üks väga vahva mängumaa ka, et mida see endast kujutab? Jah, Kanterville lossi mängumaa on suvisel perioodil avatud ja seal leiab tegevust siis kogu pere. On siuksed suuremad atraktsioonid nagu karussellid, erinevad kettkarussell, kalakarussell, rongisõidud. Siis on erinevad autode sõidud, on kartautod suurematele, väiksematele autodroom, pisematele veel väiksemad autod ja siuksed väiksed vahvad atraktsioonid, mis on siseruumides, aga kindlasti hitiks on ikkagi veepark. Et on erinevad liud, veetuubirada, saab liugu lasta otse järve, et väga siuke lahe kogemus, mida tasub proovida. Mulle tundub, et see koht on maru äge paik, kus üritusi korraldada. Saab siin üritust teha? Jah, ega hotelli pool on avatud aastaringselt ja korraldamegi põhiliselt siis kas pulmapidusid, sünnipäevasid, juubelipidusid, et on nii lossisaalis, kus peame siuksi alla 100 inimese pidusid, aga on ka tallisaal, kus kuni 200 inimest mahub laua taha. Pakume ikkagi päris palju teenuseid siin koha peal, et on olemas meil oma toitlustus, sellist Eesti-pärast rooga pakume ja aitame pulmalistel oma üritust planeerida, korraldada ja viime selle ilusti läbi.
Anžeelika, on olnud üks tõeliselt elamusterohke ja asjalik reis meil üheskoos ja nii palju lihtsam nüüd suveplaane teha. Aitäh sulle! Aitäh sulle tulemast ja nagu sa ise ka saad aru, et nii palju põnevaid toredaid kohti, et ühest päevast jääb isegi väheks, nii et kui tuleb teha suveplaane, siis tuleb arvestada ikka pikemalt terveks nädalavahetuseks või terveks nädalaks lausa. Ma olen tõesti uhke, et ma olen ka ise ikkagi Lõuna-Eesti poiss, nii et tulge teie ka kindlasti Lõuna-Eestisse ja aitäh, et te meie reisi pealt vaatasite. Kohtumiseni!